Tšauki, armsad kuulajad ja jälgijad, kes on jälle minu kanalile sattunud. Mul on ülihea meel, et tahate osa saada siis minu bikini fitnessi ettevalmistusteekonnast. Et siiamaani see teekond on olnud päris äge. Täpselt nüüd 5. jaanuaril saigi kuu aega täisvõistlusdieedist, mil ma olen siis olnud sellisel rangel režiimil, kus toitumine on väga paigas. Trennid on mul tegelikult põhimõtteliselt samasugused, et trennide osas väga midagi ei muutudki. 4 korda nädalas trenni, eraldi kardiot ei ole, lihtsalt igapäevased sammud peavad täis saama ja seda ma ka siin praegu teen. Mõtlesin, et kasutan juhust ja samal ajal kui videot filmin, siis tulen teen sinna oma velol need sammud ka täis. Et siis saab mitu asja korraga ära teha. Aga jah, kuu aega on täis. Kiirelt võtan võib-olla siis selle kokku ja pärast näitan teile siis mõned klipid oma 4-päevasest päevast ja 3-päevasest päevast ka natukene, kus ma siis harjutasin poseerimist ja räägin niisama seal veel asju juurde ja näitan natukene ka toitumist, mida ma olen söönud ja üks väike food prepi häkk ka teile, et näitan teile, kuidas hästi kiiresti saab toitu ette valmistada, et kui keegi ütleb mulle, et tal pole aega või see kõik on nii keeruline ja jube ja stressirikas, siis ma näitan teile, et toitude ettevalmistamine on tegelikult ülilihtne. Ja siis ma näitan teile ka oma külmkapi sisu, äkki teid huvitab, et mida meil selline fitness perekond siis sööb. Kuigi see midagi erilist väga ei ole, aga ikkagi näitan. Ja jah, et põhimõtteliselt ongi kõik, et seekord seda videot nii pikaks ei tee, aga natuke siis näitan lihtsalt oma tegemisi. Aga dieedist siis. Kuu aega dieeti on tehtud. Mul on väga okei, sellepärast, et minu kaloraaž ei ole õnneks veel liiga madal. Kaal on langenud kuskil 2 kilo, mis ongi täpselt nii nagu peab. Kiiremini ei tohikski, sest ma tahan kaalu langetada ikkagi võimalikult palju rasva arvelt, mitte lihasmassi arvelt. Et ütleme kuskil niimoodi 400 grammi nädalas oleks ideaalne ja umbes nii ta mul olnud on ka. Isud või asjad, et praegu nendega väga okei, et ma ilmselt olen nagu nii motiveeritud ja kuidagi toitu on ka piisavalt, et mul ei ole tekkinud metsikult isusid. Kõht läheb tühjaks täpselt 4 tunni pärast peale toidukorra söömist. Kuigi nüüd, ütleme nüüd, et täna, kui ma seda videot filmin, täna on laupäeva õhtu. Täna mul oli küll veits raskem päev, sest ma tundsin energiapuudust. Ja ma tundsin trennis väga-väga nagu seda, kuidas raskused, et ma ei jõua teha selliste raskustega, nagu ma tegin näiteks eelmine nädal. Et ma ei tea, et kas see on nüüd ongi sest dieedist. Kaal oli täna madalam ka. Aga nagu treener ütles, et ongi paremad päevad ja halvemad päevad dieedi ajal, et halvematel päevadel see tähendabki seda, et kaal on languses, siis sul ongi energiapuudus suurem. Paremad päevad on võib-olla see, kui kaal seisab, et energiat on rohkem. Ja täna siis ilmselt mul oligi üks sellistest päevadest. Aga isusid mul ikkagi veel ei ole, et mul oli kõht mega tühi. Ma trennist tulin nagu ülitühi, pole ammu olnud nii tühi. Ma sõin ära, siis mul oli kohe hästi hea olla, jõin kohvi ka. Ja praegu on täiesti nagu energia sees, praegu mõtlen, et võiks ühe trenni veel teha. Et ei tea, mis mulle hommikul oli, et hommikul juba ärkasin, oli kõht maru tühi, kuigi ma magasin täna väga pikalt. Aga ma arvangi, et see on see dieedi asi ikkagi, et nüüd vaikselt, et seda ilusat aega, mis mul praegu kuu aega olnud on, et ilmselt see ilus aeg hakkab vaikselt läbi saama, sest ma pean ikka kuivemaks saama. Ja kui keha nagu kuivemaks muutub, siis läheb ka enesetunne kehvemaks. Öeldakse ju ka, et mida hullem enesetunne, seda parem vorm on tulemas, nii et vaatame. Praegu jah, kaloraaž ilmselt võib-olla veel ei kärbi, ma ei tea. Treeneriga on mul niimoodi, et iga pühapäeva õhtu, esmaspäeva hommikul vaatame nädalale tagasi, vaatame, kuidas seis on, progress on. Ja siis otsustab treener, et kas on midagi vaja kärpida, midagi juurde panna või mida iganes. Et eks ma siis homme kuulen, mis toimub. Ma arvan, et veel ei pea kindlasti kaloreid kärpima. Aga eks paistab.
sest ega see aeg on varsti käes. Võistlused tegelikult ju peaksid olema aprillis juba, et kalendrid pole väljas, aga ilmselt see aprilli keskel. Ja ootan nagu huviga, et tahaks hästi teada juba seda kuupäeva, et siis kui on nagu kindel kuupäev, siis on hästi hea eriti oma asju planeerida ja kuidagi nagu see vaim on rohkem valmis. Praegu on nagu noh, ma tean, et võistlused mingi aeg on, aga kuna täpselt, et jah, selline lugu, aga mulle väga meeldib, kuidas ma olen arenenud vahepeal, kuigi ma ütlen ausalt, mul oli ka siin paar päeva tagasi väike motivatsioonikriis jälle, et ma pidin saatma treenerile video oma vormist, sest me enam kokku ei ole praegu saanud, et saadan video ja näitan ka poseerimist. Ja ma ise kujutasin ette, et mu poseerimine on nii halb, ma pole üldse arenenud ja vorm pole hea. Ma ei tea, see on nagu see, eks see ongi see, et sa oled alati iseenda kõige suurem kriitik. Ja eks see on ka see, et ma vaatan kogu aeg iga päev ennast peeglist ja ma ei näe nagu seda progressi võib-olla nii hästi. Ja siis midagi seal ulgusin selle treenerile, kirjutasin, et issand, ma ei tea, et ma pole rahul ja selline tunne nagu ei arene, saatsin oma pildid ja video ära. Ja siis treener kirjutab vastu, et mis asja, et jumala hea vorm ja nii palju nagu poosid ja kõik on palju paremaks muutunud. Ja et mida sa räägid nagu, et see on arenenud. Ja siis saatis mulle kohe enne ja pärast pildi sellest, kui ma esimene päev poseerisin, milline ma olin, selg oli põhimõtteliselt selline. Ja siis nüüd, kui ma poseerisin ja selg oli ilusalt lai, siis vaatasin üleüldse oma nagu kehalist vormi. Mõtlesin, kurat, tõesti päris hea progress on olnud tegelikult, mida ma nagu räägin. Ja siis ma vaatasin nagu uuesti neid videosid üle kõike ja siis ma hakkasin vaatama, vahu, mul on tõesti mega hea progress olnud. Et selle kuu ajaga ja tegelikult poseerimist ma natukene harjutasin ka enne, mitte küll nii palju, aga ütleme selle kuu ajaga võistlusdieedi ajal ma olen ikkagi väga-väga palju arenenud. Ja nüüd ma saan sellest isegi aru, aga sul on lihtsalt vaja, et keegi sulle seda kinnitaks üle, sest kõik on enda suhtes kriitilised ilmselt, kriitilisemad kui peaks. Ja võib-olla see on isegi mõnes mõttes hea, sest ma tunnen, et sa paned mind veel rohkem pingutama, aga ma pean ka nagu jäämana mõistlikuks, et ma ei saa ka endale liiga teha. Et see, kuhu ma olen jõudnud mingi ajaga praegu, see on minu, tegelikult ka mõtlema, see on minu jaoks nagu imeline, et ma olen väga uhke enda üle ja ma pean seda endale, pean selle praegu kõva häälega välja ütlema. Ma olen uhke enda üle ja mul on päris hea vorm, päris hea, aga see väga hea vorm tuleb siis paari kuu pärast. See annab mulle jõudu ka, et edasi teha seda dieeti. Ja praegu ei ole veel see dieedi kõige raskem osa. Seal kõige raskem osa tuleb, ma natuke muidugi kardan ka seda, sest täna tõesti trennis tundsin, et kurat, kui nõme oli. Tahtsin täiega raskust juurde panna. Ja selline tunne, nagu mul oleks kuidagi keha oli nagu täiesti mingi teine keha. Eelmine nädal ma panin täiega raskust, mingi energia oli laes nagu vau, ja siis lähen täna hakkan tegema. Ma ei tea, ma ei jõua seda kangi sikutada, midagi nagu oli. Muidugi ma pushisin ja pressisin ja lõpuks ma ühe harjutuse kusjuures tegin niimoodi, et ma panin raskust juurde. Mõtlesin, et ma läksin juba nii närvi selle peale, et ma olin väsinud ja energiat ei olnud. Ja nagu nimelt ma panin raskust juurde ja tegin ära, mis mõtlesin, et väga hea, et ära tegin, väga hea, et panin. Jah, et see enese pingutamine ja see sundimine, et ma olen juba praegu selle paari kuuga, kui ma peale seda, kui ma otsustasin võistlema minna, nii palju oma mõtteviisi ka suutnud arendada ja seda sundimist ja kuhu sa tunned distsipliini. See teeb vaimselt väga tugevaks, seda ma ka praegu tunnen ja see kindlasti aitab mind edasi ka nii-öelda karjäärialaselt ja teistes valdkondades, et asi pole ainult ju fitness siis. Mu elu ei ole tegelikult ainult fitness, jah, kuigi tundub niimoodi, sest ma töötan treenerina ja ma tegelen selle bikini fitnessiga, aga mul on ka tegelikult teisi eesmärke ja unistusi. Ja selleks, et ma saaks need unistused realiseerida, on küll vaja hästi tugevat mindseti. Ja see fitness
aitab mul seda saavutada. Kogu aeg kasvame ja areneme. Et lahe, et kui keegi kuulab praegu mind ja on mõelnud ka see fitnessi peale, et noh, just tegeleda võib-olla sellega natukene tõsisemalt, siis ma tõesti julgustan seda tegema. Muidugi tuleb enda peas mingid asjad läbi mõelda, et kas sa oled võimeline dieeti tegema, mis suhe on sul toiduga, kas sul on mingeid vigastusi, mis võivad võib-olla takistada mingit treeningut või midagi tegemast, et kõik need asjad tuleb läbi mõelda. Aga ma arvan, et sellisel rangemal režiimil olemine on igaühe jaoks mingil määral hea. Ja see kasvatab lihtsalt iseloomu. Ja ükskõik, mida sa elus tahad tegelikult. Kui sa tahad, on ju paremat töökohta, rohkem raha teenida, ilusat maja, paremat meest või paremat naist või mis iganes on ju. Sa pead ju selleks vaeva nägema, et väga vähestele tuuakse kuldkandikul kõik ette. Mõned üksikud õnnelikud on sellised võib-olla, kes saavad mingid asjad kuldkandikul ette. Aga ütleme, see füüsiline vorm on see, mida sa ei saa ka raha eest mitte. Selle sa pead ise välja teenima. Ja kui sa selle endale välja teenid, siis sul on paganama hea tunne ja siis sa suudad juba edasi järgmisi asju teha väga võimsalt. Mina tunnen küll praegu, et kui ma selle bikini fitnessi lava ära teen, noh, isegi kui ma ei saa seal võib-olla nii head kohta, ma muidugi loodan, et mul läheb hästi, aga isegi kui mul ei lähe nii hästi, nagu ma tahan, kui ma selle ära teen, siis ma arvan, et ma järgselt arvan, et ma suudan kõike teha. Sest see distsipliin, mis siia alla läheb kõik, see viib mind elus veel väga kaugele. Aga okei, näitan teile veel ka video lõpus mõned enne ja pärast pildid, mis mul on, et see, kuidas ma poseerisin alguses ja see, kuidas ma poseerin nüüd. Mitte, et ma praegu midagi hullult väga oskaks, aga ikkagi läheb aina paremaks. Ja ma juba ootan huviga, mis näiteks 2 kuu pärast ma suudan välja võluda poseerides. Poseerimise on ka nii naljakas asi see, et isegi need pildid, mis mul alguses olid tehtud, mul oli tegelikult see lihasmass olemas. Ja ma olin juba siis lihases, aga ma ei osanud poseerida. Ja kui ma vaatan seda seljapilti, siis oli tunne, nagu mul olekski seda mingit lihast. Nagu ma oleks, ja siis seda pilt, mis pärast oli, nagu see oleks nagu paar aastat vahet, mitte on ju paar kuud võib-olla või kuu aega vahet. Et sellepärast poseerimine ongi väga oluline ja seda tuleb väga tõsiselt võtta. Ma üritan seda väga tõsiselt võtta ja seda ikkagi harjutada. Ja selle ümber mul see jutt ka väga palju käib. Ja mul ei ole toitumise kohta nagu midagi väga rääkida, sest minu jaoks on toitumine praegu väga easy, et väga lihtne ja trenn samamoodi, et 4 trenni nädalas pole midagi hullu ära teha ja lihtsalt see, et kui ongi energiapuudus, et lihtsalt pingutada, anda endast maksimumi, et see on võib-olla raske osa. Aga igatahes mõnusat kuulamist ja vaatamist teile. Kui tahate midagi minust küsida või midagi kommenteerida, andke aga märku. Ja siis näeme varsti jälle. Olge tühlid. Olen siis siin 24/7 fitnessi spordiklubis ja harjutan poseerimist. Pean saatma oma treenerile täna video oma vormist, oma liikumisest ja poseerimise koha pealt ma tunnen ennast veel ikka nii algajana, et mul on nii palju veel areneda, et kui ma vaatan, kuidas need profid või kogenud laval liiguvad ja siis ma vaatan ennast, siis on küll niimoodi, et what the fuck. Aga ma tean, et kõik on kuskilt alustanud ja ka mina alustan, lihtsalt mul ei ole võib-olla seda loomulikku, mõnusat, seksikat liikumist sees, sest ma olen suht selline tennis, toss, niimoodi on ju, kõnnin ringi, et mingid kontsadega ma eriti ei käi. Aga küll ma arenen ja ma proovin igatahes hakkama saada sellega. Ehk siis paistab, mis saab. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta try. Miks
see poseerimine nii raske peab olema? Aga no, ma arvan, et siin 3 kuuga saab kindlasti paremaks. Praegu on ikka suht selline algaja vibe. Aga parem selles mõttes, et kui ma alguses panin kingad jalga, siis ma reaalselt tuikusin. Aga nüüd mul on kingad jalas ja ma tunnen, et ma võiks nendega täitsa isegi, ma ei tea, äkki joosta või midagi teha selles suhtes. Aga jah, eks ma harjutan, sest kui ma ei harjutaks, siis oleks tulemus kindlasti halb. Aga kui ma harjutan ja tulemus on enam-vähem, siis ma olen vähemalt midagi selle jaoks teinud. Kui ma harjutan väga palju, siis võib tulemus isegi hea olla. Järjepidevus loeb. Teate, ma tegin endale ühe ülihea pudru. Ma söön putru tavaliselt vahepalaks. See on 435 kalorit. Mega suur hunnik. Ma võib-olla isegi ei jõua seda kõike ära süüa. Ja juba maitsesin ka ülihea maitsega. Ma näitan teile, mis ma seal pudru peal sees kasutasin. Et tegin siis selle riisimannaga munavalged ja veel läks sisse soolakaramelli munavalge pulbrit. Maitsestasin, natuke panin soola ja seda piparkoogi maitseainet ja peale panin siis vaarikamoosi, mis on suhkruvaba, hästi low carb, 100 grammis ainult 27 kalorit, steviaga magustatud. Ja peale siis muidugi pähklikreem, see Estvitist tellitud, see crunchy ja banaan ka. See on tõesti super maitsev ja seda tuleb hästi suur ports. Et nipp ongi selles, kui te keedate seda riisimannat veega, panete suht palju vett, siis kogu aeg segate, mina segasin vispliga ja madalamal tulel, et ta pakseneks ja siis mingi hetk paned sisse munavalgeid, mina panin 120 grammi ja segad jälle madalal tulel selle vispliga, seni kuni ta muutub selliseks hästi kreemiaks. Ja hiljem siis paned sisse, kui on juba valmis kõik seda munavalge pulbrit, võib panna ka tavalist proteiinipulbrit näiteks või siis ka mingi proteiinipudingut. Mina kasutan seda, soolakaramelli oma, ülimaitsev. Ja siis ülejäänud asjad panedki lihtsalt peale. Et proovige, kui dieedil olete või plaanite minna või tahate lihtsalt maitsvat suurt kogust toitu süüa, siis ma arvan, et see puder on ülihea selleks. Üks hea nipp teile, kuidas te saate hästi kiiresti ja ilma toidu kaalumiseta endale preppida sobiva koguse toidu valmis. Näiteks 2 toidukorraks. Võtate paki seda Delicatesse broileri hakkliha segu, siin on 300 grammi on ju. Ja siis võtate riisi pakikese. Näiteks minul on need 100 grammised, sest minu riisikogus on 50 grammi. Siis mul on hästi hea siit võtta, kui ma keedan selle ühe terve riisipaki ära, mis on 100 grammi, siis ma tean, et ma saan siit 2 toidukorraks. Ehk siis, kui teil on ka sarnased kogused, siis panete terve paki kanahakkliha pannile, see on 300 grammi, keedate ühe paki riisi ära, see on 50 grammi, 1 toidukord on ju. Ja siis, kui kõik on valmis, segate kokku, jagate 8, teil ongi 2 toidukorda, 150 grammi kanahakkliha ja 50 grammi riisi. Ja siis jooksvalt võite ise juurde panna köögivilju, kui palju tahate, mina pärast hiljem panen veel tomatit, vist ja avokaado oli mul ka. Või siis, kui teie kogused on väiksemad, võtate siit 1/3, siis on 100 grammi hakkliha segu. Et niimoodi saab ülilihtsalt preppida ja ei pea isegi toidukaalu välja võtma. Ma näitan teile, mis mul külmkapis on. Mitte, et see midagi väga ägedat oleks, aga äkki tahate näha, mida üks fit perekond sööb. Nii, meil ei ole väga suur külmkapp. Peame mingi suurema kunagi hankima vist, aga kõik mahub praegu ära. Siin on nüüd riiul, kus on sellised no calorie asjad.
no pommitomatipasta on ju, mida ma kasutan ketšupi asemel toitude peal, see hästi madala kalorasiga tomatipasta. Ja siis mul on siin igaks juhuks Monster ja Green Cola ja kunagi siis Inglismaalt tellitud need Skinny mingid asjad. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole neid asju üldse eriti kasutanud, nagu näha. Natuke proovin, mul ei ole praegu üldse nagu vajadust neid kalorivabu asju proovida, et ka see Green Cola on siin seisnud juba, ma ei tea, 6 aega vist. Monsteri igaks juhuks ostsin, et juhul kui tekib mingi räige energiapuudus, aga mul ei ole praegu niimoodi, mul ei ole vaja ka enne trenni, et enne trenni ma võtan musta kohvi tavaliselt või midagi, et ma neid üritan võimalikult vähe juua praegu, sest ma tean, et mingi hetk dieedi ajal võib-olla ma hakkan neid rohkem jooma. Ja siis ma praegu lihtsalt ei ole nagu otseselt sellest vajadust, et ma ei taha ennast nagu nii ära karjutada, et ma nüüd ilma nendeta ei saagi üldse. Siin allpool on ka midagi. Need ei ole minu asjad siin, ma ei tea. Siin on mingi mahlapakk laste oma, mis oli jõulupakis. seda me kumbki ei tarbi. Kõik kastmed ja asjad. Siin on minu munavalged. Ja seda Alprobiima siis kasutan kõige madalama kalorasiga siis piim, mida ma panen kohvi peale. Minu arust on see väga hea. Ma ei ütleks, et see oleks halvem kui tavaline piim. Ja siis minu asjadest on neil näiteks maitselt mahekurk. Seda ma söön peaaegu iga päev, see on hästi vähe suhkruid. Ja siis mul on siin mingid prepitud asjad. Siin on külmutatud maasikad, mis ma üles sulatasin, et siis ma panen pudru peale näiteks. Mul on siin light juustu, hakkliha, muidugi hunnik mune, neid läheb päris palju, siis siin on mingeid köögivilju. Mul on kapsas ka, ma ei tea, kas ma seda kapsast üldse teen, aga ostsin üks päev ja siis üks tuunikala ka, ma pole tuunikala, ma ei tea, vist aasta või 2 söönud, et vaatab, kas ma söön seda üks päev. Ja siin üleval on mingi riivjuustud, koobimad, Kaspari asjad pole minu omad. Ja niimoodi ongi. Minu uus hommikusöök, selline avastus, teeb kõhu ka täiega täis ja teistmoodi natukene ja väga maitsev. See on siis omlett põhimõtteliselt, aga siia on sisse lisatud natukene täistera kaerajahu ja küpsetuspulbrit hästi väheke, et ta mõnusalt selliseks suureks paisuks. Ja tomatit muidu panen ka vahepeal peale, täna ma ei pane, täna mul makrodesse ei mahtunud, mu päeva makrod said täis mingi aeg, kui ma tegin selle toitumisplaani valmis. Ja siis isegi tomat ei mahu, aga tead, on ilma ka hea, et lihtsalt riivjuustu peale. Ja riivjuustuks kasutan ka täiesti tavalist Saaremaa riivjuustu, et ei pea isegi light olema mul praegu, et selline hea asi. Vaatame kohe. Vist on valmis ja ilusti valmis, lihtsalt pannilt otse taldrikule. See on siis minu omletipitsa põhimõtteliselt. Tomatid ka peale, kui teinekord, kui makrodesse mahub. Ja mis minul annab selle pitsa efekti ongi see, ma kasutan seda pitsa maitseainet, siin on siis täitsa tavalised ürdid sees, juust, pitsa maitseaine ja tegelikult teinekord ma võiks panna ka pommitomati pastat natukene, nagu ma selle sepiku pitsale panen ja täiesti pitsalõhna läheb üles, hästi mõnus. Head isu mulle. Täna ma harjutan poseerimist kodus. Üritan hakata nüüd tihedamalt harjutama, sest nii vähe aega on ja ma tunnen, et mul on vaja veel nii palju veel õppida. Ja see ei ole lihtne, aga praegune vorm on siis selline. Täna oli kaal 54,9, sellist kaalu pole ma näinud juba väga kaua, aga see tänane päev ei ole midagi, et lõpuks kõik oleneb nädala keskmisest, et selline igapäevane kaal ei näita veel midagi.
et vaatame lihtsalt palju nädala lõpuks see kaal langenud on. Aga noh, ikka on tore näha, et vähemalt kaal ei tõuse, on ju, et selles mõttes midagi nagu toimub kehas. Et noh, kõik oleneb jälle valgusest ja asjadest, et ilmselt jah, kui panna siin mingid grimmi asju peale, oleks juba rohkem midagi näha. Et jah, et selline siis praegu olen. Mul on vaja kuskil ilmselt ma ei teagi, äkki 5-6 kilo alla saada nagu rasva, kahjuks läheb lihast ka, et alakehaga mul on see probleem, et alakehas on vähem lihast ja tuhar ilmselt kaob mul suht ära, et ma ei jõua selle 3 kuuga seda nüüd väga palju kasvatada, aga laval siis peab lihtsalt poseerimise ja grimmiga seda oskama esile tuua. Aga no see on mu esimene võistlus, et ma ei saagi olla mingi metsiku lihasmassiga, et kõik ju arenevad, et ka kui ma vaatan neid kogenud fitnessvõistlejad, siis iga võistlus on tegelikult paremad. Ja nii ongi, et võrdled alati esimese võistlusega ja vaatad näiteks 4. võistlust, siis on nagu vau, nii suur areng on toimunud. Et eks ma annan endast parima, noh, õnneks mul nagu selg on päris hea, õlga ka on, et lihtsalt need jalad on jah, nagu veits nagu nad on ja tuhar, aga noh, pole hullu. Eks ma annan endast need 3 kuud veel nii palju, kui saab ja üritan ikkagi minna oma elu parima vormiga lavale ja kui ma peaks kunagi veel võistlema, siis kindlasti lähen parema vormiga, aga esialgu ma seda nagu ei oska prognoosida, et ma vaatan, kuidas mulle see asi üldse sobib. Võib-olla teen ühe võistluse ära ja saan aru, et see ei ole minu jaoks. Võib-olla hakkab meeldima, et eks paistab. Vaatame. There's a million of those who won't let us be, but they're not gonna see me bleed, cause baby I got you. I've been beating